tere! Nii külm on, et ma pean panema kindad kätte. Tegelikult ei olegi isegi külm, aga tuuline. Õues on täitsa 8 kraadi. Ma olen siis jätkuvalt Chicagos. Õues on 8 kraadi ja päike paistab ja mõnus on tegelikult. Aga tuul on ja ma olen hetkel siin jälle selle Michigani järve ääres. Küll natuke teises kohas, aga siiski Michigani järve ääres. See järv on nii suur, et kui vaadata selle järve peale, siis on siuke tunne, nagu oleks kuskil mere ääres. Sest lõppu ei näe, otsa ei näe, ääri ei näe, nii et see on ainult üks suur sinine vesi. Ja ma mõtlesin, et ma teen ühe video jälle. Nii mõnus on olla kodust eemal. Mitte nagu selles mõttes, et kodust oleks eemal mõnus olla, vaid selles mõttes on kodust mõnus eemal olla, et kuidagi nii kuidagi nagu mõnus on vaadata mingitele asjadele teise nurga alt ja teise nagu perspektiiviga ja natukene vaadatagi nagu, et mis asjad need elus on, mis mind nagu anyway, ühte asja, mis ma tahtsin sulle jagada täna. Mida ma üldse siin teen ja miks ma siin üldse olen ja miks mul on selline aeg praegult üksinda, et sulle siin üks video teha. Nimelt ma olen siis Chicagos, Ameerikas. Ma tulin siia, mul on siin 2 sõbrannat, üks on siin ja üks elab natuke teises kohas ja ma tulin siia. Aga ma ei ole siin ainult nagu külas või turistina, vaid mul on võimalus näha kogu seda kohalikku elu. Ütleme, ma räägin hetkel sellest Chicago elust. Mul on seda võimalus näha täiesti nagu kohalikul tasandil. Teisisõnu, ma võtsin vastu sellise väljakutse, et ma vaatan oma sõbranna 2 last 3 päeva. 3,5 päeva on need 2 pisikest ülinunnud tegelast minu vastutada. Minu vastutada on nende kooliminek, koolist tulek, nende söömine, nende õigel ajal igale poole jõudmine. Ma ei ole mitte kunagi varem kellegi lapsi hoidnud. Ma ei ole kunagi varem olnud vastutav 3,5 päeva kellegi teise eest. No, välja arvates oma laps, aga okei, see ei lähe praegu arvesse. Et nad on 4 ja 6, ehk siis nad on nagu piisavalt suured, aga samas siiski väikesed. Ma ei olnud mitte kunagi varem Chicagos käinud ja see eeldas, selle väljakutse vastuvõtmine eeldas seda, et ma tulen Chicagosse. Ma olen 2,5 päeva umbes koha peal, harjun 8-tunnise ajavahega ja harjun selle linnaga, saan lastega sõpradeks ja jätan meelde absoluutselt iga detaili kogu sellest kompotist, mida mul on vaja teada selle 3,5 päeva jooksul, mil ma neid siin vaatan. Ja mis minu jaoks oli kõige õudsam, oli see, et ma pean autoga sõitma. Ma pean Chicagos sõitma üksi autoga, kus on 2 võõrast last sees. Ja veenduma, et ma teen kõik õigesti ja veenduma, et ma jõuan turvaliselt. Õigel ajal kooli neid viidud, õigel ajal neid järgi nagu nagu siis neile järgi, ehk siis neid nagu peale võtta. Usas viiakse ja tuuakse lapsi ja need on nii väiksed, et anyway viiakse või tuuakse olnud Eestis või mitte. Alguses, kui mu sõbranna mulle ütles, et neil on hädasti vaja märtsi alguses lapsehoidjat ja et kas ma oleksin valmis tulema ja lastega olema, siis mul oli nagu, et päriselt. Mul oli hirm ja mul oli tegelikult selline nagu esimene reaktsioon oli, et ma ei saa hakkama, kui ma ei julge sõita Ameerikas autoga Chicagos, kus on nagu nii palju rahvast, nii palju autosid. Ma ei ole kunagi Ameerikas sõitnud. Ma ei ole kunagi nii suures linnas sõitnud, see linn on võõras, kõik see on ju. Ehk siis nagu, kui mul oli mingisugune selline uus asi, mingi uus väljakutse, uus asi, mis kohe toob hirmu. Esimene reaktsioon on hirm, on ju. Mõistus hakkab rääkima, miks ma ei tohiks neid asju teha, miks ma ei saaks neid teha.
aga siis, kui ma läksin nagu sügavamale enda sisse, siis ma seesama põhimõte, mis minul kogu aeg on, et hirm on okei. Ebaõnnestuda on okei, läbi kukkuda on okei, proovida on okei, on ju, isegi kui ma läbi kukun. Aga mis ei ole okei minu jaoks, on mitte nagu teha või nagu lasta hirmul ennast juhtida. Selles mõttes lasta hirmul ennast juhtida, et kui ma oleks otsustanud, et ma ei taha seda teha, siis on okei. Aga nagu by default, ehk siis nagu alateadlikult jätta asjad tegemata selle pärast, et mul on hirm nende osas. Et see on nagu see, mis ühel hetkel, ma arvan, nii-öelda maksab kätte sellise valusa kahetsusena või sellise kibeda siukse, et ma oleks ikka pidanud tegema või et miks ma ei julgenud või. Ehk siis, et karta on okei. Hirmu tunda on okei. Aga praegu ma olen siin, vaatamata oma sellisele kõhedusele, oma hirmule, oma ebakindlusele, oma äkki, igasugustele nendele äkki mustadele stsenaariumitele vaatamata, olen ma siin Chicagos juba esimesel päeval, kui mitte esimesel, ma jõudsin õhtul, ehk siis järgmisel päeval, ehk siis minu esimene täispäev siin. Juba siis ma sõitsin autoga kiirteel. Autoga sõitsin siis Chicago südalinna ja ma sain suurepärast hakkama. Täna on minu esimene täispikk päev lastega üksinda. Mõlemad lapsed on praegu koolis, mul on paar tundi oma aega. Jalutasin mere äärde. Jalutasin järve äärde. Teen siin sulle videot. Räägin sellest, et kui äge see on, et ma julgesin vastu võtta selle väljakutse, mis esialgu tundus nii õudne ja nii hirmutav. Kui äge see on, et ma julgesin selle vastu võtta, sest et ainult mugavustsoonist väljas juhtuvad sellised vinged asjad, et ma olen keset Chicagot, ma sõidan autoga, mul on nii äge võimalus näha kogu seda Chicago ja Ameerika elu seest poolt, mitte ainult turistina väljaspoolt seda turistidele mõeldud vaadet. Mul on võimalus kogeda, mis tähendab olla kahe lapsega, olla kahe lapse eest vastutaja, olla lapsehoidja. See on äge, kõige ägedam on see tunne. Tead, mis on kõige ägedam tunne? Kõige ägedam tunne on see eneseületus. See eneseületuse tunne, et ma olengi üksinda autos ja ma sõidan. Ma olengi siin ja ma saan hakkama. Ma mäletan, kui ma olin mingisugune 18-19, kui ma hakkasin suht palju reisima, siis mul olid mingid kuhugi ma lendasin ja mul oli suht palju nagu ümberistumisi ja väikesed vahed ümberistumistel. Ja mul oli hirm. Ja siis ma ei tea, mu kõrgem mina ütles mulle endale või ma kuulsin mingit hästi tugevat lauset iseenda sees. Ma usaldan iseennast. Ja see oli see võlulause minu enda jaoks, mis on mind kandnud nagu hästi palju aastaid. Ma usaldan ennast. Jah, ma võin karta. Jah, ma võin tunda ennast ebamugavalt. Jah, ma võin olla ebakindel. Jah, ma võin tunda sellist hirmu või sellist sugust kõditavat väljakutset uute asjade ees. Aga ma usaldan ennast. Ma tean, et ma saan hakkama. Ma tean, et isegi kui ma ei tea, ei saa hakkama, siis ma tean, et ma küsin, ma helistan, ma leian mingi lahenduse, ma leian väljapääsu sellest. Aga see tunne, mis praegu on, et mu päike paistab mulle silma. Ma istun siin selle järve ääres, mul on kõik nii hästi. Ja ma olen Chicagos. Ja mul on nagu kõik vooleb ja kõik on nii äge ja ma olen nii rahulise endaga. Sest et mina olen see, kes võttis selle väljakutse vastu. Mina olen see, kes on täna natuke suurem, kui ma olin eile. Ja ma olen täna natuke suurem ainult sellepärast, et ma julgesin vastu võtta selle otsuse, selle väljakutse, selle ettepaneku, selle challenge'i. Ma kartsin, aga see hirm ei defineerinud minu otsuseid. See hirm ei takistanud mind. See hirm ei pannud mind ütlema ei. See hirm ei hoidnud mind mugavustsoonis.
ja see on lahe, see on lahe. Elu annab kogu aeg õppetunde, elu annab kogu aeg võimalusi kasvada, suureneda, sirutuda, välja minna oma, mitte isegi mugavus, vaid harjumustsoonist, kogu aeg laiendada, kogu aeg aina jõulisemalt, aina energilisemalt, aina rohkem elada, mitte ainult turvaliselt võtta ruumi. Seega, kui sinu elus on mingid selliseid ettepanekuid või asju, mis panevad sind kahtlema, kõhklema, hirmu tundma, siis enne kui sa ütled ei, peatu. Küsi endalt, kas ma päriselt ütlen ei, kas ma päriselt ei saa sellega hakkama, kas ma päriselt ei taha seda teha või on see ainult hirm minu sees, ainult mõistus, mis ütleb, et ma ei ole seda varem kunagi teinud, ma ei oska. See on umbes nagu lapsed ei oska enne nina endal nuusata, kuni nad ei ole proovinud või harjutanud. Nad ei tea, kuidas käib punupatsi tegemine või saapapaelte sidumine. Nad ütlevad, et ma ei oska, ma ei taha, aga nad ei ole proovinud. Ja. Soojad tervitused sulle. Tegelikult, valetan. Mitte soojad, vaid päikselised tervitused sulle ja südamesoojad tervitused sulle siit Chicagost. Sellest üliägedast tundest, mis mu sees on, et ma jalutan, mul on vaba aeg ja ma olen vastu võtnud mingi väljakutse, mis on mind täiega teinud suuremaks. Lahe, väga lahe. Soovin sulle samad tunnet, mida mina praegult tunnen.